Teeme läbi visiitkaardi mallide otsimise ja kohandamise Eesti trükistandarditele, sest visiitkaardid on Canvas selline trükise liik. Kui sa Canvast ei telli, siis mallid on kõik tollides ja USA trükistandard mõõtudega. Asume asja kallale. Lisame otsingukasti business card. Valikus on ääretult suur valik erinevaid malle. Kui sul on tasuta konto, ei tasu heituda. Siin on ka tasuta kontole ilusaid variante ja kui sa ei leia, siis võid võtta Pro malli endale eeskujuks, tasulised elemendid välja võimalusele vahetada. Või kui ei ole võimalik välja vahetada, siis tehagi endale lihtsam kujundus. On olemas üsna kauneid kujundusi ka tasuta mallide hulgast. Eks see. Ja kui sa klõpsad mallile peale, ei tasu ära ehmatada. Kõik trükised, mida on võimalik läbi Canva tellida, neile ilmub siia kõrvale selline valikute paneel, kus sa saad määrata paberi, viimistluse, koguse, kuid see ei ole selle malli kasutamisel üldse oluline. Sa saad seda malli kohandada Eesti standarditele, sa saad seda kasutada ka ilma selleta, et sa Canvast telliksid. Nii et see võib natukene segadusse ajada. Teine asi, mida panna trükiste puhul tähele, ongi see, et kas mõõtmed on inčides ehk tollides või sentimeetrites. Kui sa tellid Eestist, peavad olema mõõdud alati millimeetrites. Kui sa ei tea, milliseid mõõte kasutada, küsi trükikojast üle. Trükikoda võib sind veidikene valesti juhendada, sest teistes kujundusprogrammides käib lõikevaru lisamine teisiti, kuid seda ma näitan teile protsessi käigus ette. Visiitkaardide puhul on olemas ka malle, mis on ruudukujulised ja vertikaalsed. Selleks täiusta otsingusõna. Paneme kõigepealt vertikaalse. Küll on Canva trikikas. Vahest, kui sa listad selle märksõna juurde, kiibub ta ikkagi ennem horisontaalseid näita. Nii et mõneti on see õnne küsimus, et ta näitaks eelistaks seda, mida sa tegelikult otsid. Seega, kui sa ei taha teha sellist klassikalist horisontaalset visiitkaarti, on üsna põnev valik ka vertikaalseid. Ruudukujulisi visiitkaarte on üsna vähe. Samuti on malle vähe, aga kui sa lisad märksõnaks ruut, võid leida siiski selliseid toredaid minimalistlikke lahendusi. Ja need on siis millimeetrites, mitte siis inčides. Vaatame, kas mõni tuleb. Jah, et me siit ei leiagi selliseid ja need nüüd ei ole siis Canvast tellitavad. Et kui me avame sellise malli, mis ei ole Canvast tellitav, siia kõrvale ei ilmu siis seda lisavalikute paneeli. Teeme läbi klassikalise horisontaalse visiitkaardi kohandamise Eesti mõõtudele ja seda siis nii Pro kasutajana kui tasuta Canva kasutajana. Selleks kirjutame uuesti märksõna. Valin kohe esimese valiku. Peale klõpsates me näemegi, et selle malli mõõt on tollides. USAs on levinud üks mõõt 3,5 korda 2 tolli.
Eestis on kasutusel 2 mõõtu. Esimene on 85x55 millimeetrit ja teine on 90x50. Et see tollides olev mõõt, mis millimeetriteks kohandatuna on 88,9 korda 50,8, on kõige sarnasem siis 90 korda 50 millimeetrit mõõdule. Võib-olla selleks kohandumine on kõige valutum, ehk siis võimalikult vähe elementide sättimist uue mõõduga. Klõpsame Customize this template nupule. Ka töölaual suunab Canva siis Canvast tellima. Kui sa tellid Canvast, ei ole tõesti vahet, kas see mõõt on nüüd tollides, millimeetrites, et see on tõeliselt mugav lahendus. Hinnad on mõistlikud, tasuta saatmine, seega kui sa tunned, et sa ei taha seda trükikoja kadalippu läbi teha, on tegelikult üsna hea alternatiiv, aga sa ei pea seda paneeli lahti hoidma. Klõpsa siit kinni. Kui sa soovid hiljem tellida Canvast, klõpsa uuesti Print with Canva ja avaneb see paneel.